hästi õnnestus. Ja, et täna siis looduskaitseprogrammi 2025 teise vooru infopäev. Et voor on avatud kuni 10. oktoobrini, 10. oktoobri tööpäeva lõpuni kella 5-ni. Vooru eelarve on veidi üle 700 000 euro, erinevad toetatavad tegevused ja tingimused, millest siis täpsemalt räägib Piret. Et kindlasti olete aktiivselt oodatud ka küsima, et infopäeva lõpus on küsimuste ja vastuste hetk, et pange oma küsimused kirja ja kindlasti saate ka sõna, et oma küsimus ära küsida siin või siis hiljem ka kirjalikult, kui praegu ei ole soovi või veel ei ole seda küsimust tekkinud, et küsimused tekivad enamasti taotluse koostamise ajal, et teada seegi. Aga siis minu poolt kõik, et ma pikemalt ei hoia siin aega kinni, et annakski sõna edasi Keskkonnaameti maahoolduse büroo juhatajale Gunnar Seinale ja pärast seda siis Piretile. Gunnar, oled sa olemas ja kuulda? Ja, täiesti olemas, aitäh Reili ja Piret. Selles mõttes, et ma vist olen kuulda, eks ju? Väga hästi. Ja, et ma võib-olla teeksin sellise ettepaneku, et kuna ma ise nii-öelda selle infopäeva lõpuni olla ei saa, siis pärast minu juttu, kui kellegi on küsimusi, just nimelt nagu nii-öelda selle pärandniiduga seotud investeeringute kohta, et siis võime need siia kohe pärast mind võtta vahele, eks ju. Aga ma võtsin KIK-i kodulehekülje pealt pärandniitudega seotud investeeringute tingimused, ma kohe jagan oma ekraani ja selles mõttes on üle pika aja väga positiivne, et siin viimased KIK-i looduskaitseprogrammi pärandniitudega seotud investeeringud on piirdunud kogu aeg puisniitudele heinatehnika toetamisega, et siis nüüd üle pikkade aegade on võimalik ka saada toetust KIK-ist nii-öelda pärandniitudega seotud taristu jaoks ja siin on ainult aplodeerimise koht, et suurepärane, et see vajadus on olnud väga pikka aega ja nüüd siis ka nagu nii-öelda reaalne võimalus. Ma loodan, et mu jagamine on hetkel näha ja tõstsin nii-öelda siis, nagu juba öeldud, pärandniitudega seotud pärandniitudega hooldamisega seotud investeeringud jagunevad nii-öelda kahte gruppi selles looduskaitsevoorus. Et esimene grupp on siis täpselt see sama nii-öelda teema ehk siis nii-öelda puisniitude hooldamise tehnika toetamine. Sellest nii-öelda see tehnika esimene ots on olnud päris mitu voorud täpselt ühesuguste parameetritega, et need on siin nagu nii-öelda välja toodud, neid ma kommenteerin kohe nõks hiljem, aga algatuseks, kui kellelgi tekib mõte, et tal oleks vaja nagu nii-öelda uuendada oma nii-öelda heinaniitmise tehnikat ja eelkõige nagu nii-öelda kogu aeg on peetud silmas siin nagu seda tehnikat, mis käib haakesse ehk haaketehnika ehk nii-öelda traktori taha või külje peale. Et kui kellelgi on nagu nii-öelda see amortiseerunud või on vaja midagi täiendavalt juurde saada või lihtsalt alustaks sõnades mõttes nii-öelda oma pärandniitude hooldamisega, siis nii-öelda seda hooldamise tehnikat jagab KIK, riik jagab ainult puisniitudega seotud nii-öelda niitudele. Ja sellel on oma pikk loogika, aga kui hästi lühidalt öelda, siis kuna puisniidud on Eesti pärandniitudes kõige suuremas nagu nii-öelda kriisis nii pindalalises mõttes kui ka nii-öelda siin muude kriteeriumite alusel, siis see on riigi suur prioriteet, et me soovime, et eelkõige puisniitusid tuleks oluliselt kiiremas tempos juurde, kui need muidu tuleks ja sellepärast siis ka nagu nii-öelda see heinatehnika toetamine ongi abikõlbulik või nagu nii-öelda sobilik siis nii-öelda ainult
puisniidu elupaigale. Ja see ei ole veel taaskord nagu niisama lihtne, et selleks, et see riigipoolne toetus läheks nagu täpselt sinna kohta, kuhu ta nagu nii-öelda peaks minema, siis on ka selleks täiendavad kriteeriumid ja selleks on 2 kriteeriumit. Algatuseks, kui ma panen ennast nagu nii-öelda taotleja rolli, et kui ma olen nagu taotleja, siis ma pean olema seotud Keskkonnaameti poolt veetava puisniidu LIFE projektiga. Ja ka nii-öelda selleks saab olla seotud 2 moodi, et kas kuskil minu aladel, näiteks minu maa peal või minu hooldada olevatel aladel või hiljem hooldatavatel aladel taastatakse puisniitu läbi selle puisniidu projektiga. See ongi puisniitu taastamise projekt, et kuskil taastatakse puisniitusid minuga seotud aladel. Ja selleks peab olema siis nii-öelda, see kogus peab olema 6 hektarit. Ja kui see 6 hektarit on olemas ja tegemist on puisniiduga, siis võib hakata julgelt võtma hinnapakkumisi või siis ka internetis otsima, et seda sobilikku tehnikat. Ja see sobilik tehnika siis on ka täpsemalt ära markeeritud nii-öelda siin, et niiduki töölaius on nii-öelda kuni 2,4 meetrit ja kaaruti-vaaluti kuni 4,2 meetrit ning ka heinapress on abikõlbulik igatepidi, aga see heinapressi nii-öelda töötulemus ehk heinarull ei tohi olla suurem kui 1,5 meetrit. Ehk et see on sihitud nii-öelda pigem väiksema kaliibrilise heinatehnika soetamise toetamiseks. Et kuna tegemist on puisniitudega, siis nii-öelda need pressid, mis teevad suuremaid kui 1,5 meetrise läbimõõduga heinarulle või ka pikemad niidukid või veel suuremad kaarutid ja vaalutid, et seal puisniitude vahel lihtsalt ei mahu nendega reaalselt tegutsema, vähemalt enamike puisniitude puude vahele. Ja siit riigi poolt on ikkagi soov ja eeldus see, et me toetame nagu nii-öelda seda tehnikat väga sihtotstarbeliselt ja see tehnika siis nii-öelda peab olema ka realistlik selle puisniidu enda nagu nii-öelda kontekstis. Seal puude ja põõsaste vahel peab olema optimaalne liikuda või nii-öelda mugav liikuda. Aga üks nii-öelda täiendav toetatav liik on veel üks motoblokk või teise sõnaga võiks tegelikult võib-olla teatud tingimustes nimetada seda ka väiketraktoriks, et ka see on sellel korral nii-öelda juurde tulnud ja selleks nii-öelda kriteeriumiks on siis see, et see motoblokk ehk väiketraktor, tema võimsus ei tohi ületada 15 hobujõudu. Ja taaskord on mõeldud siin seda, et nii-öelda klassikalises puisniitude hooldamise situatsioonis ei mahu sinna suured 200 hobujõulised valtrad liikuma ega isegi mitte nii-öelda sageli ka mitte 100 hobujõulised. Nii-öelda klassikaline põllumajandustehnika ei ole kindlasti ideaalne puisniitude hooldamiseks. Ja selleks on ka siis sellele väiketraktorile ehk motoblokile ka selline võimsuse kriteeriumisi ette antud. Ma võib-olla selle 15 hobujõu kohta veel selline kommentaar, et PRIA pärandniitude hooldustoetuse raames on võimalik taotleda ka ükstapuha millisele siis nii-öelda pärandniidu tüübile ka käsitsi niitmise tasumäära ja seal on täpselt samamoodi defineeritud see käsitsi niitmine, et seda võib teha ka nii-öelda motoriseeritult mingisuguse väikese motoblokiga ja seal on täpselt samamoodi see 15 hobujõudu on nagu selleks kriteeriumiks, kuhu maale nagu nii-öelda on abikõlbulik see väike motoblokk, millega siis niinimetatud käsitsi niidetakse. Aga siit nüüd tagasi nagu nii-öelda selle toetusmeetme juurde, siit looduskaitseprogrammi juurde, et siin ikkagi on oluline, kui te taotlete seda nii-öelda motoblokki, siis teil peab olema täpselt samamoodi tegemist puisniiduga, teil peab olema seotus puisniidu LIFE-iga, aga erinevalt siis nii-öelda sellest eelnevast heinaniitmise tehnikast või heinaniitmise haaketehnikast, siis motobloki puhul ei pea teil olema 6 hektarit puisniitu, vaid selles mõttes piisab alates nii-öelda 3 hektarist. Et siin motoblokile
ja heina niitmise haaketehnikale on 2 erinevat pindalalist kriteeriumit, aga mõlema puhul te peate olema, ehk siis taotleja peab olema seotud puisniidu projektiga. Loodan, et nüüd väga segaselt ei kõlanud. Ja nüüd nii-öelda teine suur toetatav pärandniitude hooldamise toetatav nii-öelda plokk on siis pärandniitude hooldamisega seotud taristud, ehk siis taristu all nii-öelda peetakse silmas teed, sillad, truubid kindlasti. Ja siin ei ole enam tegemist ainult puisniitudega, vaid kõik Eestis esinevad pärandniidutüübid, isegi nii-öelda ka plaatlood, mis sageli on näiteks hoopis loopealsete elupaikade sees, võivad esineda, ka need on siin abikõlbulikud. Et kui taotlejal või kui pärandniidu hooldajal on üks nendest nii-öelda pärandniidu tüüpidest ja pindala ei ole siin nagu nii-öelda limiteeriv faktor, et kui teil on mingisugune pärandniit, mida te hooldate ja teil on probleemid sinna selle peale pääsemisega, see võib juba nii-öelda täna olla hoolduses või te võite nii-öelda plaanida seda järgmisel aastal hooldusesse võtta. Ei ole vahet, kui sellele pärandniidule on ligipääs raskendatud või see on kohe ära nii-öelda lõppemas lõplikult, mingi truup, vana veneaegne betoontruup näiteks annab otsad. Et siis täpselt see ongi nagu see koht, kus te saate küsida toetust näiteks truubi vahetamiseks või truupidee vahetamiseks või paari koorma kruusa maha panemiseks, et mingisugustest mädadest aukudest paremini läbi pääseda oma heinatehnikaga. Või miks mitte ka näiteks mingisuguse teelõigu pindamine uuesti kruusaga või nii-öelda täitematerjaliga, et ta kannaks paremini. Et kõik need taolised tegevused on abikõlbulikud ja just nimelt mahuvad nagu siia selle teise toetatava tegevuse alla, milleks on siis taristu parandamine. Ja siin taaskord kordan üle, ei ole nagu nii-öelda limiteerivaks faktoriks, et teil ei pea olema ei 15 hektarit hooldatavat pärandniitu ega 52, et siin riik ei ole seadnud ühtegi pindalalist limiteerivat faktorit ja põhimõtteliselt ei ole siin ka limiteerivaks faktoriks, et kas ma tahan panna 3 truupi või 8 truupi või 300 meetrit, pinnata 300 meetrit ligipääsuteed või võib-olla näiteks ainult 42 meetrit, et see kõik on nagu nii-öelda juhtumipõhine ja tuleb võtta hinnapakkumised, teha kalkulatsioonid ja kindlasti ma nii-öelda tuletan meelde, et kui läheb suuremaks taristu rekonstrueerimiseks näiteks, eks ju, et siis maksab olla tähelepanelik ja aegsasti välja uurida Keskkonnaametist ka see ja võib-olla ka miks mitte nii-öelda kohalikust omavalitsusest sõltuvalt situatsioonist, kas see vajab ehitusprojekti, et ja võib-olla ka Maanteeametiga tuleb midagi, transpordi ja Maanteeametiga tuleb midagi kooskõlastada, et kõik sõltub hästi nagu nii-öelda sellest reaalsest situatsioonist, et millega nagu soovite või millist situatsiooni soovite parandada. Aga need on need 2 erinevat versiooni, milleks antakse KIK-i poolt toetust heinaliitmise tehnikaks või siis hooldatavatel alade ligipääsude parandamiseks ja mõlema versiooni puhul tuleb võtta ka Keskkonnaametist eelnev kooskõlastus. Ja see kooskõlastus on leitav täpselt samamoodi KIK-i kodulehekülje pealt, see on Exceli formaadis ja see tuleb siis nii-öelda esitada Keskkonnaametile, võib saata Keskkonnaameti tavalisele meiliaadressile, näiteks info@keskkonnaamet.ee või võtta ühendust hoopis maahaldusbüroo enda piirkondliku spetsialistiga. Ka kontaktid on leitavad Keskkonnaameti näiteks kodulehekülje pealt. Aga ma võib-olla käin siit ka selle Exceli, see on hästi, vähemalt ametnike jaoks hästi lihtne Excel, et täita tuleb siis need väljad, mis on siin paremal pool. Et loomulikult siis see sama projekti nimetus, kes taotleb, taotleja esindaja ja siin paar lahtit on natukene siis nii-öelda põhjalikumad, et tuleb selgitada, et siis miks ma soovin täpselt just nii-öelda hankida seda näiteks puisniidu hooldustehnikat või panna 3 truupi.
siis loomulikult nii-öelda selle teema asukoht, selle puisniidu asukoht või siis truupide asukoht. Ja juhul, kui on seal eelnevalt toimunud hooldamine, siis ka nii-öelda kirjeldada seda, et mis seal siis on eelnevatel aastatel nii-öelda tehtud, millega on tegemist. Ja nende projekti tegevuste kohta, et kas ma plaanin hankida tehnikat või siis panna truupe, siis ka nii-öelda lühikene kirjeldus. Kindlasti ei ole siin vaja lehekülgede kaupa nagu mingit juttu. Ma pakun, et eriti nendes pikemates nii-öelda lahtrites siin 5-10 lauset on küll ja veel. Pigem on oluline, et need 5-10 lauset on konkreetselt räägivad täpselt sellest teemast, milleks see lahter on siia nii-öelda loodud. Ja kuna pindalad on olulised eelkõige just nimelt hooldustehnika saamise puhul, siis ka need pindalad tuleb taotleja poolt siis nii-öelda puisniitude puhul ka siia ülemisse lahtrisse kirjutada. Aga juhul, kui te taotlete ka toetust taristu jaoks, siis ka loomulikult need nii-öelda teie teised potentsiaalsed hooldatavad pärandniidud, et ka need siis pindalad tuleb siia kirjutada. Ja edasi juba tulevad nii-öelda Keskkonnaameti lahtrid, mida siit tuleb täita. Ma ei hakka isegi seda siit tagantpoolt välja tooma. Ja on üks teine lehekülg siin veel, kus tuleb taaskord täpsemalt üles lugeda nii-öelda need elupaikade pindalad, nii-öelda millega seoses siis kas taotletakse heinaniitmise tehnikat või siis taristu toetlusteks. Et kui jääte hätta selle kooskõlastusvormi täitmisel näiteks või soovite nõu küsida, siis kindlasti maaldusbüroo spetsialistid Keskkonnaametist aitavad teid meeleldi. Ei ole raudselt mingi teema. Et ma ei tea, see on hetkel minu poolt kõik. Aitäh, Gunnar. Et kui nüüd taotlejatel on või kuulajatel on küsimusi, et ma näen, et siin on juba tulnud ka natukene küsimusi. Et Reeli, kas loed need? Ma loen ette. Nii, 3 küsimust on praegu laekunud. Alustame Metsameka MTÜ küsimusest. Kas käsitsi 2,92 hektarit puisniitu hooldades oleme toetuse kõlblikud? Tuleval aastal lisandub veel 1,8 hektarit, kõik live-programmiga seotud. Kui jutt on, võib-olla isegi võiksime nagu nii-öelda küsijaga täiesti nagu nii-öelda ka mikrofoni nii-öelda teel rääkida, võib-olla tuleb veel täiendavaid küsimusi. Juhul, kui plaanis on hankida haaketehnikat, siis ma ikkagi nii-öelda kirvega 3+2 hektarit teeb kokku 5 hektarit, aga nii-öelda selle puisniidu haaketehnika toetuse saamiseks on vaja 6 hektarit puisniitu. Kui plaanis on küsida motoblokki, siis see 3 hektarit tuleb siit ilusasti täis. Tere, kas te kuulete? Ja, mina olengi Metsameka esindaja Martin. Et minu soov on ikkagi jätkata käsitsi hooldamist, aga just heina kogumiseks, mitte niitmiseks on meil ju ikkagi vaja kaaruteid, vaaluteid ja presse. Et see niidu pool on jah käsitsi, see aasta tegime trimmeritega ja korjasime ka rehadega ja tegime labud nagu vanasti talgu korras, aga tulevikus sooviks ikkagi need rulli panna ja siis need on seda mõnusam liigutada ja ladustada. Et see nii ühesõnaga kogumistehnika ikkagi ju läheb käsitsi ka sinna toetuse alla. Käsitsi hooldades. Ja läheb küll, aga selles mõttes, et aga sellest nii-öelda määruses punaseks jooneks tõmmatud 6 hektarist hetkel, ma ei tea, Piret võib nii-öelda täiendada või mis iganes, aga mina saan hetkel niimoodi aru, et kahjuks see 6 hektarit peab kindlasti täis olema. 6 hektarit puisniitu. Ja, ma tahtsingi lisada omalt poolt, et see motoblokk mahuks sellesse piiri ära, aga haaketehnika jaoks tuleb täita see, peab olema, ma saan aru, et te LIFE projektiga olete seotud, aga see 6 hektari piir teil praegu ei ole täis, et hetkel te
teil on üks tingimus täitmata ja te haaketehnika jaoks ei saaks küsida. Selge, aitäh. Nii, võtame siis järgmise küsimuse. Janet Poola võib muidugi oma häälega ka küsida, mikrofoni lahti teha. On soovi küsida? Ja, palun. Me ei kuule. Ma näen, et mikrofoni oled avanud, aga ei kuule sind. Ma siis loen ise küsimuse ette. Kui hooldusalad on laidudel, siis kas näiteks paat või parv oleks ka teoorias toetuskõlbulik? On küsimus. Sellele küsimusele vastan võib-olla mina siis, et paat ja parv ei ole sellest voorust toetatavad. Ajaloos on olnud üksikutes voorudes, kui ma õigesti mäletan, need laidude ligipääsu tingimuste parandamiseks soetatav nii-öelda tehnika, paadid, parved, pargased on olnud nagu nii-öelda abikõlbulikud, aga antud voorust ei ole jah, täpselt nii. Aitäh! Nii, ja Metsamekal on veel üks küsimus. Äkki ka soovite küsida ise? Jah, võin küsida ise. Et kas see niidutehnika ja taristu korrastamise kooskõlastuse võib teha ühele vormile või nõuavad need eraldi vorme? Kindlasti vastupidi isegi nagu nii-öelda ütleks, et tohib, tähendab peab tegema ühele vormile, et seal on mõlema jaoks on eraldi lahtrid olemas, ja kindlasti ühele vormile, jah. Selge, aitäh. Igaks juhuks ma veel küsin, kas on kellelgi veel küsimusi Gunnar Seinale ennem, kui tema pidi varem lahkuma, et kasutage võimalust küsida oma küsimused ära. Chatis praegu rohkem küsimusi ei ole. Aga aitäh minu poolt, et nagu ma nägin siin üks osalejatest, üks taotleja juba sai eile Keskkonnaameti allkirja oma projekti kooskõlastusel, et selles mõttes armas, vähemalt üks taotlus on nagu nii-öelda, ma arvan, et jõudmas ka lõplikult KIK-i teele ja loodetavasti neid tuleb veel, et jaksu kirjutamisele. Ja, aitäh, Gunnar, et sa kenasti aitasid selle teemat avada ja natukene võib-olla neid tagamaid ka põhjendasid, et on ka meil siin lihtsam toetuse saajaid nõustada. Ja läheksime siis siit edasi selle looduskaitseprogrammiga, et panen siis oma ettekande. Nii, tundub, et Piret kadus korra ära. Ilmselt vajutas jagamise nupu asemel lahkumise nuppu. Et ootame 1 minuti. Nii, Piret, oled tagasi? Vajutasid kogemata vale nuppu.
Piiret, oled tagasi? Kas nüüd on kenasti näha? Kõik on nüüd olemas, ettekanne on ees. Aitäh. Räägime siis nüüd looduskaitseprogrammist täpsemalt, et meil on lahti nüüd siis 25. aasta teine taotlusvoor ja siin siis on meil jälle niimoodi, et meil on avatud osategevusi, et meil ei ole kõik tegevused korraga lahti. Ja räägin siis võib-olla algul ka nagu natukene üldisemalt, et programmi eesmärk siis on meil, see ei ole muutunud, programmi eesmärk looduskaitseprogrammis on ikkagi toetatavad, see on nii, nagu meil on juba pikka aega olnud. Ja räägin veel ka siis toetatavatest tegevustest ja eritingimustest, muudatustest, mis on nüüd määruse muutmisega koos tulnud ja ühest uuest võimalusest, mis on siis kindlasummalise makse rakendamine projektide toetamisel ja räägin ka avalikkuse teavitamisest. Et meie kuulajad on siin valdavalt juba püsitaotlejad, et ma seda taotlusvormi seekord niimoodi üksipulgi läbi käima ja tutvustama ei hakka. Nii et kõigepealt siis looduskaitseprogrammi eesmärgist, et see on meil looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilimiseks, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine ja kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine. Ja siin on nüüd üks hästi pikk slaid, et ma panin selle info siia sellel põhjusel, et jääks need täpselt näha, et milliste määruse punktide alt me siis tegevusi toetame selles taotlusvoorus. Et meie põhialusdokument on ministrimäärus 10, see on keskkonnaprogrammis toetuse andmise kord ja tingimused ja looduskaitseprogrammi puudutab seal siis nüüd otseselt paragrahv 24 ja 25. Ja 24 on siis toetatavad tegevused ja 25 on eritingimused. Nii et 25. aasta teises taotlusvoorus on siis siin näha, et meil on need põhilised nagu laias laastus tegevused on siis uuringud, inventuurid, probleemliikide tõrjemeetmed, metsloomade rehabilitatsioon, siis on kaitsekorralduskavades ja tegevuskavades kavandatud meetmed ja kaitstavate loodusobjektide hooldamine. Aga nüüd ma räägin siis nendest nagu ühekaupa põhjalikumalt. Et see esimene punkt, mille ma just seal eelmisel slaidil nimetasin, nende puhul on meil siis kohe eritingimus. Me toetame eelisjärjekorras põllumajanduse mitmekesisuse ja eriti tolmeldajate ning ranna ja kalda kaitsega seotud projekte. Et see on siis nüüd puudutab uuringuid, et uuringute puhul on siis selline eelistus. Ja ka järgmise punkti puhul, mis on nüüd selle võõrliikide puhul, võõrliikide tõrje ja ennetamisega seotud, et ka seal on meil eritingimus, et eelisjärjekorras me toetame Euroopa Liidu võõrliigimääruse alusel kehtestatud võõrliikide nimekirjades ja Eesti võõrliigimääruses nimetatud liikidega seotud projekte. Et selle kohta on nüüd tulnud hästi palju küsimusi, et miks võib-olla mõni liik on tähtsam kui teine, aga eks see tähtsus tulebki sellest tõrjekohustusest, tuleb sellest, kui laialdaselt on see probleem Eestis levinud ja rahastamisel selline tingimus on seatud. Nii et nendest linkide tagant te siis näete, et millised need liigid siis on, mille peale saaks tulla ja taotluse esitada. Väga palju küsimusi on nüüd selle Hispaania teedia osas, et me võtame need
teeteo või Hispaania teeteo taotlused vastu, aga kuna nad ei ole nimetatud siin nendes kummaski võõrliigi määruses, siis nad oma nagu tähtsuselt ei tõuse nii kõrgele ja rahastatakse võimalusel. Nii et me taotlusi tagasi ei lükka, me need sisuhindamisse saadame, kui nad tehnilise hindamise on kenasti läbinud, aga nad oma prioriteetsuselt ei ole nii kõrgel kohal kui need liigid, mis on siis tõrjekohustusega. Ja järgmisena võib-olla siis kaitsealuste loomade rehabilitatsiooniga seotud projektid. Nende kohta ma ei tahagi võib-olla siin midagi kommenteerida, et need vajadused tulenevad ka siis erinevatest oludest, et mida siis tahetakse, mille peale tahetakse toetust küsida, et siin nagu otseselt piiranguid meil ei ole. Ja veel toetame siis nüüd nende esimese ja teise kategooria ning kriitiliselt ohustatud liikide ja Natura elupaikadega seotud ning kavades esimese ja teise prioriteetsusega ette nähtud tegevusi. Et see on nüüd hästi lai punkt, aga me eeldame, et need liigid, millele te siis toetust küsite või tegevusi, mille jaoks te toetust tahate küsida, et need oleks siis kas seotud nüüd esimese ja teise kategooriaga või kriitiliselt ohustatud liikidega, Natura elupaikadega ja eriti hea on, kui need tegevused on ikkagi välja toodud nendes kaitsekorralduskavades või tegevuskavades ja kui nad on esimese ja teise prioriteetsusega. Et ka nende puhul siis see niisugune nagu tähtsus on määratud just selle kaitsekategooriaga. Toetame ka seda talgute läbiviimist ja talgute läbiviimine on nüüd sel korral määratud meil või toetame seda hooldamise punkti alt ja toetame sellel korral ka seda natukene teisel moel või teistel tingimustel, et sellest ma räägin ka. Nimetaks võib-olla tuleks korraks tagasi siia nende toetatud tegevuste loetelu mõttes veel selle punkti juurde, millest päeva alguses Gunnar rääkis, et asi, millest ta ei rääkinud, oli see, et puisniitude tehnika soetamisel on toetuse maksimaalne summa 20 000 eurot ühe taotleja kohta. Et seda tuleb siis ka tähele panna. Kui nüüd see tehnika on kallim, siis lihtsalt tuleb seda omaosalust panustada rohkem, et selles programmis või selle tegevuse puhul looduskaitseprogrammis on omaosaluse nõue 15%. Kui nüüd see masin või masinad on kallim ühe taotleja kohta, siis paratamatult see omaosaluse protsent tuleb siis tagada kõrge. Ja nende teede, sildade ja torusildade puhul ka, et võib-olla korra siis rõhutan üle, et selle tegevuse alt ei ole nüüd siis tegu ainult puisniitudega, puisniitud on nende hulgas, siin on veel terve rida teisi pärandliite ka, mille jaoks saab küsida ja siin ei ole seda pindalalist piirangut ega nõuet, et peab olema nüüd LIFE projektiga otseselt see taotleja seotud. Nii. Ja mis on siis määruse mõistes muutunud? Et määrus meil alles jõustus siin augustikuus määruse muudatused ja kõige suurem muudatus on seal nüüd looduskaitseprogrammi mõttes sihtasutustele, mitte tulundusühingutele, sest nendel on nüüd omaosaluse nõue vähemalt 10% projekti abikõlblikest kuludest. Et varem olid nemad 0% omaosaluse nõudega ehk said 100% toetust, aga nüüd on see muudetud
ja kuna ka riigi vahendeid on meil ikkagi napilt kasutada, siis on nüüd seatud siis selline kohe määruse tasandil selline nõue, et ka sihtasutustel ja mittetulundusühingutel peab siis olema omaosalus vähemalt 10%. Nüüd teine muudatus on olnud selle sõiduauto kasutamise kuluabikõlblikkuse ülemmäära osas, et seda ülemmäära on tõstetud, varem ta oli juba seadusandluse pinnal 0,5 eurot kilomeetri kohta nagu seaduse mõistes lubatud, aga meie tingimustes veel ei olnud. Nii et nüüd siis määruse muutmisega koos on võimalik ka keskkonnaprogrammist küsida siis isikliku sõiduauto või asutuse sõiduauto kasutamise puhul 0,5 eurot kilomeetri kohta. Aga muidugi pidama peab siis sõiduarvestus selle kohta, et ainult sõiduarvestuse pidamisel on need kulud abikõlblikud ja kui on nüüd tegemist mingi eriotstarbelise mootorsõidukiga, siis peab olema veel vastav metoodika, kus on siis ära põhjendatud, et miks kui suur see masina kulu on ja kas ta on siis mõistlik ja siis seda saab nagu täpsemalt vaadata. Nüüd täiesti uus asi on talgute läbiviimise ja poollooduslike koosluste pärandniitude hooldamiseks tehnika soetamise projekte. Me toetame nüüd siis kindlasummalise makse alusel. Need on 2 tegevust selles voorus, mille puhul me rakendame kindlasummalist makset. Ja mida see kindlasummaline makse siis endas kätkeb? Et kindlasummaline makse on, seal on nagu loogika on natukene niisugune abikõlblikkuse tõendamine on rõhuga tulemuse saavutamisele. Ehk siis kindlasummalise makse rakendamisel maksame siis toetuse saajale pärast tegevuse teostamist ja tulemuse saavutamist. See tähendab seda, et kui meile tuleb kindlasummalise maksega taotlus, ehk siis praegusel juhul see puisniitude tehnika ja hooldamise alt talgute projekt, siis nendel on taotlemisel, tuleb esitada natukene teistsuguseid dokumente meile taotluse juurde, kui varasemalt on olnud. Ja me ise nimetame seda, või kindlasummaline makse ongi lihtsustatud kuluhüvitamisviis ja toetuse, mis kõige suurem erinevus on see, et toetuse saaja ei pea hiljem esitama siis kuludokumente. Ehk see tulemuse saavutamine on nende projektide puhul eeldus, et teile üldse see toetus välja makstakse. Sellepärast on väga tähtis, et nende projektide puhul oleks äärmiselt täpselt läbi kaalutud see tulemus, mida siis soovitakse saavutada. Et kui see tulemus jääb saavutamata ka väikeses ulatuses, siis meil ei ole õigust seda toetust välja maksta. Et pigem see nõuab nagu niisugust hästi süvenenud läbi mõtlemist ja kaalumist, et kuidas need tulemused siis täita, aga iseenesest peaks ta olema nagu nii taotlejale kui meile menetluse mõttes natukene lihtsam selles mõttes, et toetuse saaja ei pea hiljem meile esitama kuludokumente. Et see nagu abikõlblikkuse tõendamine ja see tuleb siia praegu taotluse hindamise faasi ehk ettepoole. Me peame selle kindlasummalise maksete arvu ja toetuse summa ning tulemuste tõendamise alused siis tooma selgelt välja taotluse rahuldamise otsuses. Et need selguvad siis lõplikult või fikseerime seal. Ja veel võiks siis ütelda, et seda toetuse summat, mis siis taotlemisel on eelarves ära põhjendatud ja mis on siis mis otsusega hiljem kinnitatakse, et seda toetuse summat ei saa muuta, et see ongi niisugune lõplik summa ja selliste projektide puhul saab muuta ainult hädavajadusel selle abikõlblikkuse perioodi, aga kui
projekti käigus selgub mingi kallinemine, siis see igal juhul jääb ikkagi toetuse saaja kanda. Et siit nagu mingit võimalust ei ole, et see toetuse summa siis suureneks. Ja kuna need 2 tegevust on nüüd selle kindlasummalise maksega selliste toetuse tegevuste alt, mis tuleb ellu viia 24 kuu möödumisel, siis taotluse rahuldamise otsusest tuleb ka, et see periood on siis 24 kuud. Muidugi, kui te taotluses ise näete selle perioodi lühema aja peale, siis aluseks on see. Aga ta ei saa ületada nüüd 24 kuud ja see 24 kuud hakkab siis jooksma sellest hetkest, kui te olete saanud, teie taotlust on rahuldatud ja on saatnud teile taotluse rahuldamise otsuse, et sellest päevast siis hakkab 24 kuud jooksma. Aga kui ma enne rääkisin sellest, et toetuse saaja ei pea esitama KIK-ile kuludokumente, siis see hangetele seatud nõuded tuleb toetussaajal ikkagi täita. Lihtsalt te ei pea esitama neid hankedokumente KIK-ile, KIK ei nõua neid teie käest. Aga kui keegi tahab kunagi kontrollida teie projekti või teie dokumentatsiooni, siis see hangete osa peab teil olema ikkagi tehtud ja läbi viidud. Nii et see kohustus jääb siis nüüd nagu toetuse saaja pädevusse. Ja me oleme ka välja toonud nüüd, et kuidas siis selle kindlasummalise makse eelarvet tuleks koostada. Et see eelarve peab olema igal juhul põhjendatud kululiikide lõikes ja tõin siin ka nagu natukene rõhutatult välja, et mul on tegelikult 2 slaidil need, et esimene slaid puudutab nüüd seda talgute projekte, kui tehakse looduskaitselisi hooldustöid. Ja selle puhul on siis niimoodi, et tööjõukulu peab vastama taotleja asutuse viimase lõppenud kalendriaasta keskmisele töötasule. Et see on teil teada summa suurus, et selle saate kenasti tugineda ja meile siis esitada selle keskmise kohta väljavõtte ja on meil ka lihtne seda eelarvet kontrollida. Ja kui nüüd on, kuna see puudutab nüüd talgute projekte, siis talgute projektides on enamasti niisugused, nagu seal ei tehta investeeringuid. Et kui nüüd peaks olema mingi teenus või asi, mida ilmtingimata on selle talgu läbiviimiseks vaja soetada või teenus, mida on vaja osta, siis siin on nüüd summaline piirang selles mõttes, et kui on see summa käibemaksuta ületab 5000 eurot, siis tuleb lisada taotlusele vähemalt 2 võrreldavat hinnapakkumust. Ja neid hinnapakkumusi siis võib kas küsida otse selle asja või teenuse pakkujalt või siis nad peavad olema üksteisest sõltumatult vastavas turusektoris tegutsevad pakkujad või siis peab olema vähemalt 2 nimetatud pakkujate veebilehel avaldatud hinnapakkumist. Et meile sobib ka see, kui te olete võtnud siis selle pakkuja kodulehelt ekraani tõmmise PDF-i või samaväärses vormingus, et ta on siis nagu selle hetke tõendus olemas, ta näitab turusituatsiooni ja sobib siis selle eelarve tõendamiseks. Ja kui nõue on siin nüüd 2 pakkumust või pakkumist, siis eelarvesse tuleb märkida odavama hinnapakkumise maksumus. Kui nüüd juhtub see, et turul tegelikult ei ole mitut võrreldavat pakkujat, et siis peab taotleja esitama sellekohase põhjenduse. Mingitel väga üksikutel puhkudel me oleme seda siiski kohanud, et ei olegi ja sellisel juhul me siis saame ka
vaadata, et mis need põhjendused on ja et kas see turusituatsioon siis tõesti selline on, et võrreldavat hinnapakkumist võimalik võtta ei ole ja taotluse juurde esitada. Et mina omalt poolt isegi soovitan ka alati, et selliste projektide puhul, kus on palju väikesi tegevusi ja need maksumused jäävad siin alla 5000 euro, et eks te tegevuste ja eelarve all ju näitate nagu kuidagi grupeeritult neid ütleme, tegevus ja tegevusega on pärast taotluses seotud ka eelarve ja näitajad, et need on kõik omavahel seoses, et siis ongi vaja läbi mõelda, et milline see tegevus on ja kuidas selle tegevusega siis millised need kulud sinna alla lähevad. Ja kui esitate taotluse juurde näiteks sellise üldise selgituskirja, siis oleks väga hea, kui see seletuskiri olekski sama jaotusega, nagu on see taotluse tegevuste jaotus. Et siis nad on kohe selgesti näha, et selline tegevus ja selle tegevuse jaoks kulub nii palju vahendeid ja kuidas need vahendid siis, vahendite maksumused kokku tulevad. Et see on väga oluline, et taotluse hindamisel see informatsioon niimoodi selgelt ja üheselt mõistetav oleks ja et me ei peaks siin hakkama täpsustama või tekib mingi võib-olla kahetine mõistmine, et kuidas see siis täpselt, kuidas taotleja mõtles ja kuidas meie siin aru saime. Nüüd see teine tegevus, mis on pärandniitude hooldustehnika soetamine, et selle jaoks on nüüd siin need tingimused tõin siis välja selles slaidil, et poollooduslike koosluste ehk pärandniitude hooldamiseks tehnika soetamise projektide puhul tuleb siis selle kindlasummalise makse kindlaks määramiseks taotlusele lisada vähemalt 2 võrreldavat hinnapakkumist. Üksteisest sõltumatult vastavast turusektorist tegutsevat pakkujalt või vähemalt 2 nimetatud pakkujate veebilehel avaldatud hinnapakkumist. Ja ka siin on lubatud siis see ekraanitõmmis või samaväärses selles vormingus materjal, aga ja eelarvesse tuleb märkida siis odavama hinnapakkumise maksumus. Ja ka siin on see, et kui nüüd ei ole võrreldavaid hinnapakkumisi, kuigi mina ei ole kohanud praegu varasemates voorudes, et hinnapakkumiste saamisega, teinekord on saamisega nagu võib-olla aega läinud rohkem või on nagu kuidagi liiga üldiselt küsitud, et on täpsustamiseks aega läinud, aga põhimõtteliselt need võrreldavad hinnapakkumised ikkagi on võimalik saada. Ja neid me siis tahame siin taotluse juures näha, et nende põhjal siis kujuneb ka see toetuse summa teile, mille me hiljem siis, kui projekti rahastatakse, et mille me siis hiljem ka saame välja maksta. Ja räägin veel sellest omafinantseeringust, et ka siin, kuna nüüd sihtasutustel ja mittetulundusühingutel on see nõue siis nüüd uus, et panin siia kohe täitsa punaselt, et see 10% kõigi niimoodi visuaalselt ka silma jääks. Nüüd avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel ja riigile kuuluvatel kõrgharidusasutustel peab see olema vähemalt 20%, kohalikel omavalitsustel vähemalt 20%. Ja pärandniitude hooldamise töövahendite soetamise korral peab siis olema vähemalt 15 abikõlblikest kuludest. Et see nüüd on sõltumata taotlejast on niimoodi 15%. Kui nüüd on tegemist riigi abiga, et sellisel puhul võivad need määrad muutuda ja sellisel juhul on siis toetusosakaal sätestatud riigiabi käsitlevates õigusaktides. Või siis vähese tähtsuse abi puhul saab ka, et nende puhul siis see osakaal maksimaalselt saab olla 50% abikõlblikest kuludest, mitte kõrgem. Et see nüüd sõltub sellest, kas taotleja on saanud riigiabi või vähest tähtsust abi, kas kuskilt tuleb mingeid piiranguid ette, see on nüüd taotlejast tulenev. Aga on üks erisus veel looduskaitseprogrammis ja see on nüüd
valitsus- ja riigiasutuste projektidel võib olla toetuse osakaal 100% ja kohaliku omavalitsuse üksustel võib ka olla 100%, kui hooldatakse või korrastatakse riigimaal või omandis olevaid objekte. Et see võimalus siis on kohalikel omavalitsuste üksustel ka olemas. Nii, ja et mille kohta siis nagu läbi aegade olen pannud tähele, et ikkagi tuleb küsimusi, et panin siia kohe sellise pealkirja, et pane tähele, et projekti juhtimise kulu on abikõlblik maksimaalselt ikkagi 10% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest. Aga siin on nüüd ka üks lisalause ka, et kui projekti sisuks on ainult asjade ostmine, siis ei ole projekti juhtimine üldkulu abikõlblik. Ja praeguses voorus see siis puudutab nüüd otseselt seda tehnika soetamise või pärandniitudega seotud tehnika projekte, et siin ei saa olla sellist projekti juhtimise ja üldkulu. Ja üldkulul iseenesest on ka piirmäär. See üldkulu on abikõlblik maksimaalselt siis 5% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest. Ja tõin veel välja ka, et see projekti hankete ja ostude tegemisel tuleb lähtuda määruse paragrahvist 41. Võib-olla ütleks juurde, et KIK-i kodulehel on olemas ka hea juhend mitte hankijatele, et kuidas hankeid läbi viia. Et selle te leiate kindlasti KIK-i kodulehelt üles või kui läheb otsimisega keeruliseks, siis võite ka minu käest uuesti küsida ja saan juhendada, et kus te selle juhise kätte saate, et see on niisugune hea abimaterjal. Et need, kes on hankijad, nende puhul nemad lähtuvad riigihangete seadusest ja oma hankekorrast ja taotlejad meil on sellega, kes on püsitaotlejad, need on juba selle kõige väga hästi kursis. Nii, ja tõin välja veel ka selle üldkulude loetelu, et need on määruses ära määratud, et mida me siis loeme projekti üldkuludeks. Ja tõin nad kohe niimoodi täpselt nii, nagu määruses on. Ehk siis siit lasen nüüd võib-olla natukene kiiremini üle, et on siis need kontoritarbed, mööblid, sidekulud, infotehnoloogia kulud, sealhulgas siis tark riistvara, kommunaalkulud, projekti administreerimiseks vajalike ruumide rendikulud, siis valveteenuse kulud ja ka veel need projekti administratiivse personali ehk siis raamatupidaja, personali spetsialist, IT-spetsialist, teised projekti abistavad töötajad, kes teil projektis võivad osaleda, et ka nende tööjõukulud on abikõlblikud ainult üldkulude alt, et neid ei saa näidata otse eelarve, otse kuludes. Ja ma näen meile dokumentide esitamisel nagu kahesugust lähenemist, et osad taotlejad võtavad projekti raamatupidamises üles need üldkulud ka dokumentaalselt, osad ei võta. Et meie iseenesest ei nõua seda dokumentaalset tõendamist üldkulude osas. Et meil on eelarve koostamisel on kohe võimalus taotlejal valida, et kas selle kulurea juurde käib siis ka see üldkulu protsendimäär ja kui see üldkulu protsendimäär sinna määratakse, siis süsteem ise arvutab juba sinna horisontaalsete kulude alla üldkulu ja seda üldkulu saab pärast siis meie käest küsida, et me selle kataks, aga seda üldkulu ei pea dokumentaalselt tõetama. Et meie iseenesest seda dokumentaalset tõendamist ei nõua üldkulude puhul. Ja võib-olla on hea meelde tuletada ka taotluse lisasid, et kas need on eraldi KIK-i kodulehel olemas, et see loetelu on KIK-i kodulehel olemas, mul on siia lingid ka juurde pandud ja mis seal siis nagu olulised ongi siis, et kui nüüd asutuse oma allkirjaõiguslik esindaja ei esita taotlust, et siis tuleb esitada esindusõiguse volitus. Kui tal on seadusest tulenev õigus asutust esindada, siis sellist volitust vaja ei ole. Hinnapakkumine nüüd kõigi
tegevuste puhul on nõutav siis üks, aga nende niitude või ütleme puisniitude, konkreetselt puisniitude hooldustehnika ja talgute puhul, mida me toetame kindlasummalise makse alusel, seal on siis kahe hinnapakkumise nõue teatud summast, nii nagu ma natukene varem just sellest rääkisin. Nüüd see seletuskiri ja kalkulatsioon eelarves olevate kulude-tulude selgituseks, see tähendab nüüd seda, et tegelikult on taotluse eelarves olemas iga eelarverea juures ka täpsustav lahter ja selle eelarve saab seal kenasti lahti kirjutada, aga kui see selgitus läheb väga pikaks, et siis põhimõtteliselt oleks ülevaatlikum ja võib-olla isegi mugavam, kui oleks selline üldine seletuskiri, kalkulatsioon sinna taotluse juurde eraldi failina lisatud sama jaotusega, nagu teil tegevused on ja nagu nad eelarves siis jooksevad, et siis see oleks nagu selleks ülevaatlikkuse mõttes väga hea. Ja nüüd uuringu või inventuuri täpse kirjelduse puhul on ka võimalus see sama materjal esitada taotluse vormil, aga võib juhtuda, et see täpne kirjeldus läheb nüüd nagu liiga pikaks, et ta ei mahu ära või need taotluse väli ei võimalda kogu selle informatsiooni meile esitada. Et siis sellisel juhul, kui nüüd see täpne kirjeldus on pikem, siis ma soovitan selle esitada eraldi failina ja sinna taotluse punkti panna niisuguse väiksema lühikese ülevaate ja viidata, et täpsem kirjeldus on siis eraldi failina juurde pandud. Nüüd joonis projekti piirkonna või objekti asukoha kohta, see puudutab nüüd aladega seotud tegevusi, et kui hooldatakse mingit ala või on seal mingi peab nagu projekti tegevusest tulenevalt vajalik olema. Et kui ta kohaldub, siis sellisel juhul tuleks ta panna juurde. Ja sama asi on nüüd nende kinnistute loend ja just sellele, et ta on nagu tabelina hästi. Et see on vajalik sellisel juhul, kui taotleja teed näiteks kellegi teise maa peal tegevusi, et mõlemad osapooled peavad olema veendunud, et neil on õiguslik alus olemas, ehk siis projekti tegija ja maaomanik või alaomanik peab kindlasti teadma, ja peab olema nõus sellega, mida seal siis tehakse. Et selleks on siis selline võimalus ka olemas. Nüüd Keskkonnaameti seisukoht kavandatava projekti kohta on nõutav kõigi uuringute ja inventuuride projektide puhul, samuti sellisel juhul, kui tehakse tegevusi kaitsealadel või kaitstavate liikidega, et siis ikkagi Keskkonnaamet annab hinnangu, et kui vajalik ja põhjendatud see tegevus on, kas ta on sobilik, kas ta on vajalik, kas ta on, kui kõrge prioriteetsusega ta on. Ja see tõend maa ehituse vara või seadme omandi valduse kohta, see puudutab siis nüüd, need on nagu natukene üksteist dubleerivad, et tulebki vaadata, et mis see taotluse sisu on, et kas on siis mingi, kas on nüüd vaja tõendada, et kellele see vara kuulub või tõend kuulub või see maa kuulub, et selle puhul siis esitada. Ja need kooskõlastuse, see on Keskkonnaameti kooskõlastuse vorm ja maaüksuste koondtabel, need on nüüd 2 dokumenti. Seda Keskkonnaameti kooskõlastuse vormi Gunnar näitas täna oma jutu sees ja rääkis ka, et kuidas seal siis andmeid esitada. Sinna vormi peale saab osa andmeid võtta taotluse väljade pealt, et kui te taotluses peate põhjendama, et mis tegevusi teete, mis põhjusel, miks seda vaja on, siis need on osa ongi niimoodi, et saate võtta siis taotlusest juba selle informatsiooni selle kooskõlastuse vormi peale. Ja kui teie olete omalt poolt andmed andnud Keskkonnaametile, siis ma olen näinud ka, et mõningatel juhtudel siis ikkagi need pinnad täpsustuvad, et kas on seal nüüd vahepeal olnud mingeid alade muudatusi, on mingeid
võib-olla omandipõhiseid muudatusi olnud, et siis need saab kenasti Keskkonnaametiga läbi rääkida, et kas siis see ala, mille peale seda hooldustehnikat küsitakse või investeeringuid teha tahetakse, et need alad siis oleksid täpselt nii lubatud, nii nagu nad voorutingimustes on seatud. Ja täpsemalt siis jah, võib neid vaadata veel KIK-i kodulehelt üle. Nii. Ja hindamiskriteeriumides hästi kiiresti, et on siis nagu need suuremad jaotused vajalikkus, teostatavus, jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse mõju, need annavad teatud protsendi siis maksimaalsest koondhindest ja kuidas need hinded siis täpselt neid punkte annavad, see on ka KIK-i kodulehel olemas. Et neid te saate ka vaadata ja siis te näete, et kuidas, kui palju teie tegevused võiksid nagu, millise tähtsusega nad seal hindamis pingereas siis hiljem võiksid olla. Ja veel avalikkuse teavitamise tõin välja, et eriti rõhutan seda nüüd uuringute puhul, et kui on masinad või mingid muud tegevused, siis on enamasti tänutahvel seal objekti peal või on mingid siis need toetusele viitavad kleepsud, aga kui on uuringuga tegu või inventuuriga, siis nende andmete puhul need andmed või avalikkus tuleb teavitada ka uuringute puhul, et on saadud sellise uuringu jaoks toetust ja need uuringu tulemused peaksid olema siis ka kättesaadavad avalikkusele. Et ma hästi palju puutun sellega kokku, et nende nagu andmete kodulehele jõudmisega läheb palju aega. Ja kuna nende uuringute tulemuse kooskõlastamiseks on vaja ka Keskkonnaameti seisukohta pärast projekti lõppu, siis jah, et see on tähtis materjal, see peab avalikkuse kättesaadav olema ja et kuidas neid siis täpselt neid teavitusi teha, et mida siis sinna märkida, et selle kohta on ka siis KIK-i kodulehel see juhend olemas, nii et ka siin on siis see konkreetne viide. Ja taotlusvooru info siis, et kõik juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja asutused saavad meil toetust küsida. Eelarve on 706 268 eurot selles voorus. Esitamise tähtaeg on siis 10. oktoober kell 17:00. Hilisemaid taotlusi me menetlusse võtta ei saa, et need me tagastame läbi vaatamata. Ja kogu see taotluste esitamine toimub siis e-toetuste keskkonna kaudu. Selle kohta, et kuidas seal keskkonnas siis toimetada, ma selles tänases infopäeva ettekandes taotlusvormi täitmisele otseselt ei keskendunud. Võib-olla ma ütlen ainult, et kui te seda taotlusvormi täidate, et siis kõige rohkem tuleb nagu küsimusi, et mis on need algväärtused ja mis on tulemused. Et algväärtus on alati 0. Et kui te jõuate sinna näitajate leheni, siis algväärtus on alati 0 ja projektiga saavutatav tulemus on siis see, mida te projektiga saavutate. Et nendes osas on nagu alati hästi palju segadust olnud. Aga kui on konkreetse taotluse puhul nüüd mingi väljatäitmisega konkreetne teema, et siis mina näen tegelikult juba sisestamisel olevat materjali, kõik, mis on salvestatud, seda ma näen ja siis võib julgesti pöörduda ja vaatame, et kus see siis, kas on nüüd taotlusvormil mingi iseärasus või kus seda materjali siis täpsemalt kajastada või kuidas ta kõige õigemini kajastatud seal taotlusvormil saab, et see info siis igatepidi ja hästi kättesaadav oleks ja üheselt mõistetav ka. Ja minu poolt on nagu nüüd siis tingimuste ja toetatavate tegevuste osa ära räägitud, et meil on veel natukene aega küsimuste jaoks
et kas nüüd siis on tulnud küsimusi, Reili, ole kena vaata. Ja, aitäh, Piret. Mina ei näe praegu chatis küsimusi, aga palun andke märku või võtke mikrofon. Nii, käe tõstis Metsameka. Palun. Tere, et mul on küsimusi seoses selle motoblokiga ja selle tehnika ostuga siis, et kas alates 3 hektarist on siis toetatud motobloki soetamine, aga kas ka siis kõik tehnika, mis läheb sinna motobloki külge, sinna lähevad ka niidukid, isegi sinna saab panna väikse rullipressi haagised, et kas see kõik motobloki haakeseadmed nii-öelda, kas need on siis toetatavad? Praegu on nimetatud meil otseselt motoblokk, aga ma eeldan küll, et need väikesed haakeseadmed seal juures võiksid olla abikõlblikud, aga ma tahan kindlasti selle veel Kliimaministeeriumiga üle täpsustada, et mida nad täpselt siin silmas pidasid. Et võib-olla sellele küsimusele ma vastan teile siis hiljem ja eeldatavalt ma tean, et see kontaktisik, kes meil on looduskaitseprogrammis või juhtivisik, et tema sel nädalal on väga hõivatud, et võib-olla ma järgmise nädala algul, kui teile veel sobib, et vastaksin siis selle veel täpsemalt. Et ma ise, mul on selline tunnetus, et kui ta mahub teile summa sisse ja kui ta on selle kuni 15 hobujõulise masina külge käiv, niiduk, kaaruti, vaaluti. Et nende puhul ta võiks olla, aga ma ei julge praegu kinnitada. Ütlen otse, et ma ei julge seda praegu kinnitada, et ma natukene konsulteeriks ja vastaks teile täpselt. Selge, aga kus see, ma ei leidnud seda kohta, kus see siis täpselt kirjas on, et 3 hektarist alates ei või haaketehnikat soetada, et see on nagu ainult motoblokk. See on KIK-i kodulehel on see, kui te lähete kodulehel, leiate üles toetatavad tegevused ja leiate sealt järgmisena looduskaitseprogrammi, siis looduskaitseprogrammil ta avaneb ka nagu eraldi lehtedena, et kõigepealt on see üldine leht ja järgmine on toetatavad tegevused ja seal on need tingimused täpselt kirjas. Ja, ma lihtsalt ei oska seda sealt välja lugeda. Me võime seda võib-olla peale seda infopäeva otse vaadata, et siis ma saan rida-realt teid juhendada, et kuidas te selle materjalini jõuate. Selge. Et praegu siin võib-olla niimoodi kampas on seda keeruline teha. Selge. Aga kodulehel on see informatsioon olemas, jah. Jah, et siis juhendate mind, aga mul on üks küsimus veel, et mis on siis need talgud, mille läbiviimist toetatakse, et kas on mingid näiteid ka talgutest, mida on juba toetatud? Jah, need talguid meil on toetatud ja ongi siis need liigi või elupaigaga seotud alade hooldamise talgud. Et kui on näiteks mõne liigi elupaik kinni kasvanud, et on raiutud sealt võsa maha, näiteks kadakaid ära niidurüdi alalt või on tehtud erinevaid talguid. On tehtud näiteks ka selle, need võivad olla erinevad liigid, kelle elutingimused või elupaigad on siis nagu oma väärtust kaotanud ja nende tingimuste parandamise jaoks siis, aga talgulises vormis on tehtud neid töid. Ühesõnaga, need on siis see toetamine või taastamine või hooldamine ei ole muidu toetatav olnud, aga see on tehtud siis talgu vormis, et ei ole saadud toetust ei hooldamise ega taastamise eest, aga siis talgu vormis lihtsalt taastati mingi maala veel ära.
mis ei olnud Need sama. need ei saagi nagu nimetada taastamistöödeks, sest see taastamise punkt meil ei ole tegelikult taotlusvoorus ju ka praegu avatud. Meil on avatud hooldamise punkt ja ainult neid hooldustegevusi saab teha, et niimoodi ei saa olla, et näiteks on kuskil ala on metsastunud ja talgutega võetakse see mets lihtsalt kõik maha. Et nii ei ole, et seal peab olema selle liigi elupaik, mida siis korrastatakse. Et see on selles mõttes see hooldustegevus, et ta ei ole kindlasti mingi ala taastamine selles määruse mõistes. Jah, aga näide, et kui mina nüüd see aasta tegingi selle hooldamise omal kambakesi, vikatite ja trimmeritega, niitsin 3 hektarit, mille eest ma sain hooldustoetust, aga kas ma oleksin saanud siis need talgutele omakorda küsida veel rahastust? Noh, see oleks nagu... Ma ütleks, et see oleks niisugune uus lähenemine. Et see talgute loogika on ju see, et tuua inimesi looduskaitse juurde, tutvustada neile seda looduskaitset, õpetada neid võtteid, mida ma saan aru, et te ka tegite, aga siis oleks selle talgute sees toetatavad teile need vikatid ja mingid väikevahendid, et siis ei ole tegemist selle puisniidu hooldamiseks tehnika soetamise punkti alt toetuse saamisega. Just, aga kui ma selle hooldamise eest saan PRIA-lt nii või naa toetust, et kas ma võin siis seda hooldamist viia läbi talgu vormis ja saada selle talgute läbiviimiseks ka veel omakorda toetust sellest meetmest? Kas teie ala, see, kus te tahate seda oma talgut teha, kas sellel alal on olemas näiteks kaitsekorralduskava, mis näeb ette sellist talgulist tegevust? Seda peaks siis vaatama ja mõtlema, et muidu on niimoodi, et me võiksime teha ju igasuguseid tegevusi siin talgute korras ja dubleerida neid teiste toetustegevustega. Aga meil on määruses toodud nagu alamprogrammiti, et millise alamprogrammi alt siis millist tegevust me toetame ja praegu on selle hooldamise punkti alt siis see talgute toetamine ja talgute toetamine just nimelt kindlas omaise makse alusel. Et see on nagu see uus lähenemine praegu, aga kui teie eesmärk on ikkagi selle puisniidu jaoks saada tehnikat, siis me eeldame, et selle tehnikaga hooldatakse see puisniit ja siis ei ole enam seal kõrval selles taotluses neid vikatiga niiteid. Jah, aga korjamine jääb mul ikka siis ju rehade ja hangudega, kui mulle seda... Olgu peale, ma uurin natuke veel ja igatahes väga huvitav. Siin peabki asjad selgeks tegema endale. Et mis sinna talgute alla täpselt lähevad hoolduse alla. Jah, aga aitäh praegu. Ja, kindlasti võite kirjalikult ka pöörduda Pireti poole, et siis saab põhjalikuma vastuse. Ja kirjalikult pöördumine on ka selles mõttes hea, et nagu tänagi siin tuli juba üks küsimus, et mille osas pean ma võib-olla ka ministeeriumiga veel konsulteerima, et mis siis täpne mõte selle toetamise puhul oli, et siis jääb nagu minul ka aega natukene endal mõelda ja konsulteerida enne, kui siis saame vastata, et ei tekiks ka seda, et nagu täna ma siin ühe punkti puhul ütlesin, et mina arvan nii, aga ma ikkagi tahan enne konsulteerida, kui ma annan lõpliku vastuse. No nii, nüüd me oleme 1 minutiga juba üle aja, et käsi hetkel ühtegi ei näe. Et kui kellelgi on veel väga pakiline küsimus, mille tahab ära küsida, siis selle võime võtta, aga siis andku palun kohe märku. Või kui ei ole, siis jääb kirjalik konsulteerimine või ka helistamine, et kodulehelt leiab siis Pireti, kes on vastutav projekti koordinaator, tema kontaktid, et saate ühendust võtta.
Ma jagasin seda chatti ka vooruinfo lehte KIK-i kodulehel, et siis leiate kohe õige koha üles, kust lugeda. Et ma näen, et keegi on juba siin, jah, Metsameka on juba ka pannud pöidla, et väga hea. Et läheb uurima kodulehte. Aga Piret, siis ma rohkem küsimusi ei näe, et Metsamekal on vist vana käsi veel püsti. Ja võimalik ja me ilmselt suhtleme nüüd kohe ka vahetult, et siis saame vaadata neid kas või seda kodulehel materjali otsimist. Aga mina siis omalt poolt tänan kõiki kuulajaid ja ootan, et tulevad siis sisukad ja teemasse puutuvad taotlused. Ja et meil siis kõik kenasti läheb. Ja, kena päeva jätku kõigile. Lõpetame salvestamisega.